tänu olgu issanda ja olgu kiidetud issand, isa, me täname ja kiidame sõna eest, issand, mis sa oled jälle südamesse pannud ja ma tahan seda sõna jagada ja isa, ma palun, et kõik, mis on sinu vaimust, läks inimestele südamesse, kasvataks head vilja ja mis ei ole sinust, ärgu tehku midagi halba ega midagi, millest tuleb kahetsust kanda. Issand, me täname issand Jeesus vilja eest. Jeesus Kristuse nimel, aamen. Nii. Loen Elisa loost 2 kuningate 4:38-44. Ja Elisa läks Gilgali ja maal oli nälg. Ja kui prohveti jüngrid tema ees istusid, ütles ta oma teenrile, pane suur pott tulele, keeda prohveti jüngritele leent. Ja üks neist läks väljale noppima kassinaerseid, leidis aga metsiku metsiku väänkasvu, noppis sellelt oma kuued täis marju ja tuli ning lõikas need leemepotti, sest nad ei tundnud neid ja meestele kallati süüa, aga kui nad leent sõid, siis kisendasid nad ja ütlesid, Jumala mees, surm on potis. Ja nad ei võinud seda süüa. Temaga ütles, tooge jahu ja ta viskas need potti ning ütles, kallake rahvale ja nad söögu. Siis ei olnud potis midagi halba. Ja keegi mees tuli Paal saalisast ning tõi Jumala mehele uudse leiba, 20 odraleiba ja tema leivakotis oli valmistanud vilja. Elisa ütles, anna rahvale, et nad süüa saaksid, aga tema teener küsis, kuidas ma seda 100 mehele ette annan. Ja ta vastas, anna rahvale ja nad söögu, sest nõnda ütleb issand, sellest saab süüa ja jääb ülegi. Ja teener pani selle neile ette ja nad sõid ja jätsid ülegi issanda sõna peale. Me oleme ka siseneme varsti aegadesse, kus kohas tulevad ka näljad ja siin on ka meil julgustus, et meile antakse issanda sõna peale süüa, nii et jääb ülegi veel. Nii on olukorrad, kus Jumal on käskinud anda oma sulastele süüa vaimseid toitu ja siis tuleb üks ainuke käis seal, kes lõikab poti sisse oma äranägemise järgi midagi, mis on metsik ja tagajärg on surmav. Inimene ise ei teagi, et on teinud suure vea. Kuid teised hüüavad, kui maitsevad surm on potis. Me sureme kõik, kui me saame osa sellest supist. Ja issanda võitu saab tarkuse suppi mitte ära visata, vaid panna sinna sisse jahu. Jahu on teatavasti hõõrutud kivide vahel peeneks vili. Vili on antud juhul Jumala sõna. Vahel tuleb peenelt lahendada erimeelsused. Üks viis potis olev surm lõpetada on Jumala sõna ehk armastus. Pihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised. Õpetus 10:12. Armastus on käsk, mitte tunne. Armastus ja ustavus hoiavad kuningat ja ta toetab helduse läbi oma aujärge. Õpetus 20:28. Jeesus selgitas, mis on armastus, mida meilt nõutakse. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind, aga kes armastab mind, see armastab mu isa ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Johannes 14:21. Ja edasi, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud.
Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides, aga lohutaja Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Johannese 14:23-26. Kristuse armastus on ka sisemine sund tahta ja toimida tema hea nõu kohaselt Tiituse kirjas. Olgu see siis noomiv, julgustav, süüdistav, korrale kutsuv, lootustandev, armu toov. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide, siis on kõik surnud. Väga hea on surnutega koos olla, kelle vana loomus on ära surnud. Seepärast seal valitseb üksmeel, Püha Vaimu üksmeel ja ei ole mingisugust üksteisele ära tegemist või ära panemist. Armastamise käsk on võetud kokku 10 käsus, mis on Jumal andis ja nii kaua kui taevas ja maa püsivad, ütleb Jumala sõna, et püsib ka see seadus. Armastuse seadus, mida on võimalik täita vaid Jeesuses Kristuses olles, surnud oma pattudele ja edaspidi elades õigusele, kes on Jeesus Kristus. Jeesus viib armastamise lausa äärmuseni, kui ta ütleb Matteuse 10. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Kes oma poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma ristiga järni mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, kes oma elu kaotab, minu pärast leiab selle. Need, kes tahavad oma asju, oma rida ajada, oma elu, need ei ole Jeesust väärt. Meie asi on teha seda, mida isa ütleb, mida taeva isa, mida Püha Vaim meile räägib. Ei ole need sõnumid kõik kogu aeg mingid head või et nüüd tahame head ja tunnetada või nüüd on tunneline teeb suureliseks, aga vaim ehitab. Et meil ei ole vaja kõrgiks saada, meil on vaja ennast ristile üle anda. See nõuab aga täielikku usaldamist ennast ja oma pere looja armastavate käte peale, kui sa armastad rohkem Jumalat kui oma peret. Sa usaldad siis, et siis on asjad korras, kui sa armastad issandat. Armastuse käsk hõlmab siis kõike seda, mis on kivilaudadele anti, kuid nüüd uue lepingu ajal on nad südame laudadele kirjutatud. Kes on uues elus, Jumal vaikselt kirjutab südame laudadele seda armastuskäsku. Armastuse tee ligemisele kurja, nõnda on armastus käsu täitmine. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist on seaduse täitnud. Ja siin ta toob need käsulauad, sest käsk, sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada, mis tahes muu käsk kokku võetud selles sõnas, armasta oma ligemest nagu iseennast. Armastus ei tee ligemisele kurja, nõnda on armastust seaduse täitmine. Ja tehke seda teades aega, käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas, päev on lähedal, pangem siis maha, meil tuleb midagi maha panna, pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega, elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises, purjutumises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses. Roomaste 13 annab selged juhtnöörid, et me ei saa olla enam endised. Kuidas see käsk välja näeb? Armastuskäsk. Meil on vaja Jumala kartust. Jumala kartus on teatavasti kurja vihkamine. Kuidas armastada kurja inimest? Me peame kurja inimest armastama. Hästi kuri on, keegi võib kallale sul tulla, sa pead armastama. Seda peame õppima Jeesuselt. Jeesus ei teinud koostööd patuga. Ta armastas patust inimest eraldi tema kurjast vanast loomusest. Pühakirjas ju loeme, et vaim himustab lihaliku vastu ja need on teise vastased. Nad mitte kunagi kokku ei sobi, need on pluss ja miinus, kass ja koer. No võib-olla mõnes koos, elavad koos. Armastus, mida Jeesus pakub,
on saada vabaks patust ja suretada vana loomus. Sest kui me oleme kasvanud kokku, me peame kasvanud kokku tema surma sarnasusega. Me peame kasvama, selleks on areng. Siis võime ka olla ka ülestõusmise sarnasusega, teades, et meie vana loomus koos temaga on risti löödud, et see patune ihu kaotaks. Igasugune patune loomus peab kaotama, see ei ole ette nähtud võitma või oma tahet läbi suruma. Nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Siin Jumala sõna ütleb, kunagi enam ei orja pattu. Ja sest, kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Siin on nüüd asjast, selles kirjas saame aru, et see inimene, kes on oma vana loomuse surmanud ristil, selle edasine vili on, et ta ei orja pattu, sest patust on vabaks mõistetud. See inimene, kes on surnud vastavalt patule, see protsess kestab kaua, situatsioonide läbi, leiame endil vigu, Jumal viib meid situatsioonidesse, me kasvame igal pool, kui igasugusest tülidest ja asjadest, need on meie kasvatuseks. Mida peab kahetsema, leiame endal vigu, mida peab kahetsema, risti alla tooma ja armu paluma. Niisiis, kui varas on surnud varastamise patule, siis ta enam ei varasta. Kui varas on surnud varastamise patule, siis ta enam ei varasta. See on tema vili, enam ei ole tal varga vili. Kui kättemaksja näiteks on surnud oma teemonile, siis ta enam ei maksa kätte, vaid pigem alandab ennast ja nii edasi. Need asjad lõppevad ära, kurjad teod lõppevad ära, vana loomus ei tegele enam kurjusega. Jeesus armastas neid, kes olid teda peksnud, peksti naelad läbi. Ta ei sõimanud vastu, vaid nähes nende kurjust, ütles hoopis nendele, isa, anna andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Selline peab olema armastus. Selle armastuse väljendamisega ütles Jeesus. Ta väljendas seda armastusega, ütles Jeesus, sina, isa, oled armastus ja õiglane kohtumõistja ja kõik saavad kätte, mida nad on külvanud. Teatavasti nad ise ütlesid endale, et tema veri tulgu meie ja meie laste peale, väga karm needus endale selga. Ja Jumal on ütlenud, et tema on õiglane kohtumõistja. Jeesus, kui meie ütleme, meie oleme valmis inimest armastama, aga kurja inimest. Sellega me anname kohtumõistmise, mitte ise ei mõista kohut, vaid Jumala sõna. Jumal ise mõistab kohut. Või siis vastavalt Jumala sõna. Kui keegi hülgab Moosese seadus, ütleb Jumala sõna, siis ta peab ilma armu heitmata surema 2 või 3 tunnistaja peale. Vana seadus oli selline, kohe surma. Ja siin ei anta mingisugust asja uue lepingule, et nüüd on kuidagi lahjem. Vaid kui rängema nuhtluse väärib, siis teie arvates see, kes on Jumala poega jalgadena tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja kes on teotanud armu vaimu. Armu vaimu teotamine, pühast vaimust teha mingisugune teine vaim, kes sallib su pattu ega juhi sind meeleparandusele. See on lausa teotamine. Me ju tunneme teda, kes ütleb, minu päralt on kättemaks. Jumala päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Ja taas, küll issand mõistab kohut oma rahva üle. Jumal mõistab kohut oma rahva üle. Meil tuleb ees kohtupäev. Hirmus on langeda elava Jumala kätte. Me teame, mis Soodoma, kui Morras oli, mis asjad kõik oli. Meil ei ole mõtet ennast roosa mannaga ära meelitada. Me peame Jumalat kartma. Ta on sama eile, täna, igavesti. Ja pattu vihkama. Kui me kardame Jumalat, siis me vihkame pattu. Tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, seal olid üks punt, kes olid valgustatud Jumalaga, pidite taluma rohket võitlust kannatustes. Mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks. Teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Siin räägib, et inimesed, kes armastavad Jumalat, kes teevad Jumala tähe, need kiusatakse taga. Nad saavad tagakiusu igalt poolt. Nad peavad olema, kelle valvab oma suud siin ja seal, nogitakse sõnast lauseid välja, esitatakse pärast sulle tagasi.
selleks, mina alles õpin seda asja. Et ma näen, et tagakius tuleb, et siin tuleb väga pühast vaimust olla ja rohkem vait olla. Jeesus andis koheselt armu igaühele, kes tema käest seda küsis. Seal ei olnud, kui sa lähed oled mingi jama kokku teinud ja lähed Jeesuse juurde, seal öeldakse nagu Taavetile, patt on juba andeks antud, kui ta juba sellest Jumal näeb südant, kui sa tõeliselt siiralt kahetsed. Ja Pilatus näiteks pesi, sama on ka nüüd, Pilatus pesi kurjusest käed puhtaks. Ütles, et mina selle kurjuse kaasa ei lähe, pesi käed puhtaks, otsustas mitte olla õige mõrvas kaasosaline. Ja Jeesus ütles selle peale, sellepärast on suurem patt sellel, kes minu on sinu kätte andnud. Näed, see kätte pesemine võeti kuulda, sest ta pesi käed ka puhtaks, mina selle verega kaasa ei lähe. Ja Jeesus ütles, et sellest alates otsis veel Pilatust võimalust teda vabaks laskma. Aga juudid ütlesid, kui seda vabaks lased, siis sa pole keisri sõber, Johannes 19. Juudid alustasid kohe manipuleerivat võtet. Manipulatsioon läks lahti, sa pole siis keisri sõber, kui sa nii teed. Kohe hakatakse manipuleerima. Ülekohus sai võimust ja taevast anti luba pimeduse meelevallale viia lõpuni lumastustöö. Ja kui ülekohus võtab võimust, siis jahtub paljude armastus, ütleb Mattuse 24 Jumal Jeesus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Me peame lõpuni vastu pidama. Ülekohus on nii suur, et inimesed, kes jõid, said 5 leiba, 2 kala, nägid imesi, seal oli üle 5000 koos lapsed värgid, see oli 10 000 olla inimest koos. Nägid inimesi, neil olid kadunud, kui pimeduse meelevald lahti läks. Pimeduse meelevald tuleb nüüd uuesti. Palju seal alles jääb. Meil pühakorrast näeme, et kõik tahavad ära joosta laiali. Armastus oli jahtunud. See peaks õpetama meid, et armastus ei tohi jahtuda. Kurje inimese saab armastada ainult see, kes on oma vana elule surnud. Sest surnu ei ela enam tunnete järgi. Elab inimene tahab tunnete järgi. Seda ma tunnetasin seda ja tunnetasin ja mul ei olnud tunnet ja mul oli tunne ja mul ei olnud tunnet ja mingi tunnete jutt käib. Inimene, kes ütleb, et näiteks ütleb teisele, et neil ei ole armastust. Sellel inimesel on endal probleem armastusega, sest armastus on ju see, mis annab. Kui sinus on armastus, siis anna selle välja, sa ei pea teistele sealt osutama. Armastus annab, teeb, armastus tuuakse sisse, osutatakse armastust ligemise vastu. Armastus peaks kiirgama meist välja. Alandlikkus ei ole sallib, alandlikkus on täis armu ja tõde. See ei salli kõike, et ma sallin seda, 3., 4. Sallivuse õpetus, sallivus. Praegu on see armastus on täis armu ja tõde. Räägib tõde ja annab ka armu, kes palub. Paulus ütleb armastuse viljast väga selgelt. Milline on armastuse vili, mida on võimalik saavutada ainult läbi elamiste kaudu, mis on rasked. Armastus on pika meelega. Kui sul ei ole pikka meelt, läkitatakse sulle probleem ja sa pead väga pikka meelt kasvatama ja see on väga valulik protsess. Armastus hellitab, siis kui sul on sellega probleemi, siis läkitatakse sulle probleem ette, sa pead hellitama. Ta ei ole kade, nii siis kui kadedusega on probleem, siis läkitatakse sul probleemid ette, sa oled seal kadedusest lõhki lausa punaseks ja sa pead otsustama, et sul seda ei ole ja palud seal kadedusest lahti saada. Ei kelgi ega oople, kui näed, et oled suur oopleja seal, et mina tegin seda, palvetsin seal ja panin seal käsi peal ja küll see sai terveks, et too sai terveks, oled oopleja situatsioonis ja Jumala vaim näitab sulle, kuhu sa oma ooplemisega jõudnud oled, siis parandad meelt ja ütled, et mul ei ole seda armastust, sest ma juba ooplen siin. Ei käitu näotult, ütleb kellegile väike nähvab või midagi ütleb halvasti.
siis ka Jumala vaim osutab sulle, näed, et sul on nüüd see probleem, taotle armastust. Meil on taodelda vaja armastust. Ennem vaja meil selgeks teha, mis asi on armastus. Ei otsi oma kasu ega ärritu, vaatab, et ainult mina mulle, saaks rohkem, 3 ainu mina mulle, et ja ei ärritu. Armastus hoopis jagab välja, annab rohkem teistele, annab peale, küsitakse seda, antakse veel peale kauba. Ta ei jäta meelde paha, kui keegi ütleb sind, solvab sind hingepõhjani välja või tegelikult kui hing on surnud, siis juba ristipuu peal siis ei saa sellest. Siis sa jätagi sa meelde seal midagi paha. Ja tal ei ole rõõmu ülekohtust. Näed, armastus ka kurvastab. Kui ülekohus kuskil näeb, et ei ole, on olemas õige kohus, on olemas ülekohus. Ülekohus tähendab see, mis on kohtust üle. Ülekohus, sellepärast ongi see nimi ülekohus. Kohus on, et öeldakse, see on must ja see on valge, aga kui ütled, et see on hall, siis on see juba ülekohus ja halli kohta ütled must ja valge kohta ütled roosa. Sa oled teinud juba midagi rohkemat, mis ei ole. See on ülekohus, kõik mis on üle. Ei ole kirjutatud alakohus, ülekohus. Kohus on olemas täitsa õiglast kohust, seepärast, et Jumal ütleb oma kirjas, et mõiske õiglast kohut. On olemas ülekohus. Õiglane kohus on lesnaisele, seal on suured kirjad. Nii, et neid kätte saada peab kristlane nii, lepib kõigega. Kõigega, mis on Jumala sõnas kirjas, ta lepib sellega. On see kuri sõna, on see hea sõna, on see nii, et kui sa seda teed, oled neetud, kui sa seda ei tee, Paulus needis ära, kui valet evangeeliumit, see on kuri sõna, lepid sellega, mis öeldakse, seepärast, et sa seda ei moonutata. Usud kõike, mis kirjas on. Kui Jumal ütleb, et 5 leiba 2 kala toitis 5000, usud seda. Ja kui Jumal ütles, siis nii on, usud kõike, mis issand ütles. Loodad kõike, mis Jumal piiblis sulle lubab ja prohvetite läbi on rääkinud, loodad seda kõike, mis sul on ette nähtud uue lepingu järgi ja talud kõike. Taluvuspiir on väga rank, vahepeal ei talu mitte midagi, keel võib kuivaks jääda. Ja taluvispiir ja sind jäetakse sinna, kus kohas sa näed, et sa ei saa talugi, sa pead Jeesuselt abi küsima, et saaks taluda. Raske on see asi, aga see on Korintuse kirjas olemas ja sa pead seda saama kätte seepärast, et ilma selleta oled sa 0. Võib-olla keegi ütleb, ei ole 0. On, sealt eespool on kirjutatud, kui sul armastust ei ole, sa võid olla kõik prohvet, pärk, kõik, mis tahad võid olla ja tegelikult oled see tühine ja mitte midagi sa ei saavuta. Ja et need kätte saanud peab kristlane lapse seisundist kasvama noore seisundisse. Et neid kätte saada peab kristlane lapse seisusest, lutipuledest kasvama noore seisusesse, kus on kurat tema elus ära võidetud. Nagu on kirjutatud 1. Johannese 2.13, ma kirjutan teile noored, sest te olete võitnud ära kurja. Siin on üks punt inimesi, kes on kurjaga maadelnud, kes on saatanaga maadelnud, kes teemoitega tuleb pidevalt maadelda, aga need on üks punt, kes on ära võitnud kurjalt alle vere järgi. Nad on, enam ei ole nad lutipudelid, nad on piiblit lugenud, nad teavad, et kirjutatud on ja nad astuvad vastu, palvetavad vendasi välja, kes on kuradi küüsi langenud, palvetavad nad välja ja sõdivad. Seda teeme ka meie. Väetid lapsed ikka kobavad vanemate piire, manipuleerivad. Me teame, et väiksed lapsed käivad poes, selili maha, jalad püsti, kui kommi ei saa, siis kisavad kõik, kellel on lapsed, oleme korduvalt näinud. Ja siis vanem, kas siis allub selle manipulatsioonile, ostab talle kommid, asjad, värgid, nukud, mölud, et ole ainult siis vait. Ja saigi siis vanem, laps sai õiguse. Tegelikult on vaja, pühakirjas on vaja kord laks anda ja autosse. Et
karistus, see on niisugune õpetussõnades, et kui sa karistad poega, kui sa ei soovi talle surma, siis karista poeg õigeaegselt. Ja niimoodi astutakse pähe. Ja siis, aga meie ei tohi olla väetid lapsed. Aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui sa oled juba kuradi ära võitnud, nagu Paulus seal, kuradiga maadles Efekusest, ütles, et ma olen seal maadelnud ja möll selle kuradiga seal. Kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps. Mõtlesin nagu väetilaps. Siin ta räägib, et on olemas väetilapse aeg. Aga kui ma sain meheks, ühesõnaga nooreks, ma jätsin kõrvale väetilapse kombed. Siin on väga selge õpetus, et me ei tohi jääda lutipudelisse ja väetilapse kombed tuleb jätta kõrvale. Ei ole ju ilus vaatepilt, kui mingi suurel mehel on mähkmed jalas ja lutipudel suus. Olen näinud siukse pilte, neil on teemalikud pildid, inimesed, suured mehed ja käivad linnas mähkmed jalas ja lutipuu suus. Seal on elukaga tegemist, aga on siuksed pervertsused ka olemas. Aga see vaatepilt ei ole üldse ilus vaimses mõttes, kui me jääme lutipudel suhu, siis me olemegi piltlikult sellised väga koledad. Aga me peame tahtma noorteks saada, kes on ära võitnud kurja ja seejärel veel isadeks saada. Kes on ära tundnud isa, taevas isa, kes teavad, kes on taevane isa. Ja Paulus ütleb sealt edasi, et praegu me näeme aimamise nagu peeglist, Jumala sõnast loeme ja kirjakohad tulevad üles. Siis aga palgest palgesse, praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetanud. Paulus ütleb, ma olen täieslikult palgest palgesse, tema on võrratutes ilmutuses on, ta sai kõik otse allikast, tuli alla, rääkis ära, 5 evangeeliumi täide. Paulus räägib, et tema oli täielikult tunnetanud. Ja ta räägib püha vaimuga palgest palgesse. Meil on siin samamoodi võimalik kõik palgest palgesse rääkida. Võime igatseda seda ja olla juhitud. Mitte aimamisi, vaid siis sa juba ütled, ma tean, kes muga rääkis. Ma tean, mis ta mulle ütles. Et seda ei saa mult ära varastada, seepärast, et see ei olnud tunnetus. See oli kohtumine. Ja siis ütleb 1. Korintases, et siis kui see asi on niimoodi jõudnud, siis nüüd jääb usk, lootus ja armastus. Need 3 on aga suurim on neist armastus. Ütleb 1. Korintas 13. Ütleb selle armastuse ära. Nüüd jääb ülevam tee on see siis. Kõige ülevam tee. Nii, nüüd ma tahaksin öelda. Need ei ole tunded. Esiteks usk, lootus ja armastus. Usk ei ole tunne. Usk on tegutsemine. Usk ilma tegudeta on surnud, ütleb Jakobuse kiri. See on tegu. Usk on tegu. Lootus ei ole tunne. Lootus ei ole tunne. Lootus töötab usu läbi püha vaimu väes, ütleb Jumal sõna. Mitte mingit tunnet ei ole. Praegu on väga paljud inimesed toetuvad oma tunnetele ja kurat saab nende tunnetega sind niimoodi väänata ja käänata, ma tundsin seda, ma tundsin toda. Ja lootus ei ole tunne, aga lootuse Jumal, näed, kas Jumal on tunne või? Ei ole ju, lootuse Jumal. Täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootus püha vaimu väes. Mingit tunnet ei ole. See töötab usu läbi püha vaimu väes. Armastus ei ole tunne. Armastus on tegu. Armastus on tegu. Jälle keegi tunneb äkki, ma ei tundnud armastust. Siis tegelikult inimene ei teagi, mis armastus on. Armastus on tegu. Ilmutuse 2.5.6 ütleb, tuleta siis meelde, kus oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusi. Esimese armastuse tegusi. Ta räägib, armastus on tegu. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambiala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Seda ta teed siiski õieti, et sa vihkad Nikolaiitide tegusid, mida vihkan minagi.
Ilmutuse 2:5-6. Paulus kirjutab ka ühest armastusvormist, mis on pühade varustamine. Armastus, see tegu on, kui sa pühasi varustad. See kasvatab sinu vilja. Jumala koguduse edendamisele kaasa aitamine kasvatab sinu vilja. Ja see on armastuse tegu. Et see ei ole tunne, et ma tundsin nüüd, et sul läks ka rahakott seal täis. Ei, sa ei tunne, sa lähed, võtad oma rahakotist ja annad sinna. See on tegu. Seaduse tundja Teenas ja Apollos läksid teele hoolsat varustatuna. Seaduse tundja Zeenas ja Apollos läkida teele hoolsalt varustatuna, et neil midagi ei puuduks. See on armastustegu. Ei läinud tühjalt minema, vaid andsid neile kaasa. Nagu me siingi anname inimestele, kui on vaja anda kaasa suppi. Õppigu meie, need on armastusteod, õppigu meiegi oma tegema häid tegusid seal, kus neil tõepoolest vaja on, et nad ei jääks viljata. On ka tegelikult kohti, kus kohast teed head ja siis saad selle hea eest veel mööda päide jalgu. See siin ütleb kirja kohta, et kus tõepoolest on vaja et nad ei jääks viljata. Näed, me saame vilja kasvatama oma armastustegude kaudu. Ja siin ütleb, siin tervitavad kõik, kes on minuga, tervita neid, kes armastavad usus. Arm olgu kõikidega. Sama kiri räägib armastusest, mis on tegu, mis on andmine, mis on teisele osutamine ja välja toomine. Teatavasti Jeesus oli samaarlane, nagu eks me tea, sina oled samaarlane, maksis pekstud inimese, võttis muula selle, mille selga ta võttis, eesli selga, vist muula selga, ja muula selga ja viis praktiliselt hotelli, maksis kõik kinni, armastuse tegu tegi. See oli tegu, mitte tunne. Ei tunnud seal kaasas, et hoidis kätt seal peksa saamise. Armastus on seega käsk. Armastada vaenlast on usaldada vaenlane Jumala kohtumõistmise kätte. Seda on kurja inimest, kes on kurja teinud. Sa lihtsalt ütled issand, ta ei tea, mida ta teeb. Ta lihtsalt ei tea, mida ta teeb. Palun halasta, heida talle armu, issand, too ta välja. Niimoodi on see armastus, mida sa kurjale osutad. Mitte nii, et sa armastad teda, et ohku hea, et sa siin andsid peksa, ohku hea, et sa tegid ikkagi, võt sa oled kõva mees. See ei ole armastus. Armastus on see, et sa armastad teda eraldi tema kurjusest. Kurja inimest tuleb armastada niimoodi, kurja kristlast. Armastuse osutamine. Viha tuleb eos kõrvaldada. Vaata, vihaga on selline, kui inimene on juba vihane. Siis õpetus 19.9 ütleb, kelle viha on suur, peab kandma karistust. Sest kui sa ta sellest vihast vabastad, siis tuleb sul teha seda korduvalt. Saad aru, ühe korra sa kuidagi rahustad asja maha, see viha on tal seal sees, ta tuleb järgmise kord uuesti. Olen tähele pannud, seda on väga raske sealt välja juurida. Ta ei jäta tead ennem järgi. Kuule nõu ja võta õpetust, et sa tulevikuks oleksid targem. Inimsüdames on palju kavatsusi, aga issanda nõu saab niikuinii teoks. Viha raeb, kästakse meil kõik maha panna kõigi kurjusega, mis tahes keelepeks ja kõik tuleb maha panna. Ja me teame, et me elame lõpuajal, kus on teine Jeesus tulemas, teine vaim, mis ongi juba olemas. Me näeme ka kirikutes teised vaimud, teised Jeesused, kas igasugused Buda kristlus ja no ma ei taha üldse mainidagi. See vili on seal mõru, kõike, mis on originaal Jumalas ja mis on õige. See kõik kurat väänab valeks. Ja tuleb vale kristluseid, vale võidmise all aposteid, valed inimesed, kes
kes on valguse inglina tulevad ja saatana teenrid räägivad õigusest, ise nad tegelikult vilja järgi saatana teenrid. Seda ütleb kõik piibel, meie asi on läbi katsuda kõik. Teine Jeesus pakub armastust, mis on tunne. Võta see teine Jeesus pakubki tunnet, et kas sa nüüd tunnetasid. Me peame olema targad, Jumala sõna ei räägi sellest tunnetest. Ära toetu oma enese mõistusele, ütleb piibel. Tundeline, emotsionaalne, lihalikule meeldib, on see teine Jeesus. Teine lootus pakub tunnet, sisemist rahulolu, jätkata oma elu nii nagu on. Teine Jeesus pakub usku, mis on lihtsalt usu kas või tableetidesse, arstidesse, süstidesse, maailma tarkadesse, usalda teadust ja nii edasi. Usu sellesse, mis sa näed, ära usu sellesse, mida sa ei näe. Ja need on need usud, mis on teine Jeesus, teine vaim. Teine Jeesus kutsub libeda keelega. See Jeesus, keda meie peame tundma, tema sõnad on nagu pasun, nagu vetekohin. Jeesus kutsub libeda keelega, see Jeesus, see teine Jeesus, mahedate huultega, vette, teatavasti veed on rahvad, massid. Jumala sulased on määratud hoiatama teise Jeesuse eest ja erinevata saatana pettuste eest, paljastama kurja, võitma kurja ära heaga. Mis asi on hea? Kuidas sa heaga võidad ära? Hea on ainult Jumala sõna. Kirjutatud on. See on hea. Hea on südame tagavaras, kui sa piiblit loed, taletatakse südame tagavarasse ja see on hea hoitud sõna. Vaat see on hea. Jeesus ütles, et ei ole keegi muu hea kui taevane isa. Taevane isa on ainus hea. Jeesus ütleb, ära ütle mulle, et mina olen hea. Ei ole muud kui taevane isa on hea. Ja teatavasti Jeesus ütles, ma ei räägi mitte midagi, mida ma ei kuule isa tegevat. See tähendab seda, et isa sõna on hea. Selle isa sõnaga, Jumala sõnaga, mis on piibel täis, selle sõnaga me võidame ära kurja, nagu Jeesus kõrbes. Ja Jumal ütleb niimoodi, vaata, sul on hea meel tõest, Jumala sõnast, mis asub südame põhjas ja salajal sa annad mulle tarkust teada. Kui meil on südame põhjas Jumala sõna, siis sealt antakse meile tarkust teada. Meie südames peab olema Jumala sõna, selle läbi räägitakse meiega. Edasi läheb see salm, puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud ja liikmed, mis sina oled puruks löönud. Näed, vahepeal lüüakse ka, kui mõistust pähe tule, võib lüüa ka luud ja liikmed puruks. Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta ära kõik mu pahateod. Me peame paluma issand halasta, heida armu meile. Me oleme pattu teinud sinu vastu, taeva vastu, maa vastu. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Me vajame uuendust, kui oleme rudutud. Kurat on saanud kuskilt sisse ja peksnud laiali. Ära heida mind ära oma palge eest. Ära võta mult ära püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustust sinu päästest ja su heameelne vaim toetagu mind. Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, need, kes üle astuvad. Taavet ütleb, ma tahan õpetada oma nendest, kus jamadest ma olen läbi käinud, ma tahan õpetada, et teised sinna ei satuks. Et patused sinu poole pöörduksid. See asi on, peab kantsist tulema. Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal. Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õigusest. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. See on salm 51:8. Meie koguduse kohta tuli üks unenägu, mis selgitab ka tänast olukorda ja lahkmeelt. Ma räägin selle unenägu ette. Nägin sellist tund, et tahan selle saata sulle julgustuseks. Nägin inimgruppi umbes 20-25 inimest. Sina olid ees, ta räägib nagu mulle, ja viimane oli su naine,
kellel oli must nool õlga lastud. Te olite näoga kalda poole, see polnud väga kaugel enam. Teist vasakul pool oli hiiglane, koljat, kellel oli vibu ja mustad nooled. Paremal oli Jeesus valges mantlis. Jeesus hüüdis kogu aeg järgmisi sõnu. Mina olen allikas, mina annan teile hingamise, mina olen armastus, ma annan teile palju armastust. Kui te olete haiget saanud, mina tervendan, minu juurest saab tõelise vee. Margus aga vaatas otse ja liikus kalda poole. Siis üks inimene sealt pundist läks Jeesuse juurde ja kadus silmist. Ja siis veel teine ja veel mõned. Iga kord, kui keegi läks Jeesuse juurde, lasi koljat musta noole Marguse pihta. Lõpuks oli neid piisavalt, et Margus kukkus põlvili. Jeesus kutsus veel valjemalt, aga siis hüüdis Margus, õed ja vennad, siin on ju vesi sogane, palun ärge minge. Jeesus viib meid ju haljale haasale ja allikate maale. Siis tulid kaks noort meest, üks oli tumedama peaga, üks paistis heledapäine olevat. Nad tõstis Marguse üles ja hakkasid koos kalda poole minema ja nooled hakkasid kaduma nii Marguse seljast kui tema naise õlast. Siis tuli üks noor poiss ja ütles Margusele ja nendele noortele meestele, et teate, selle Jeesuse kuub on ju plekiga. Siis vaadates nägi kõik seda plekki ja eemaldusid sealt kiiresti. Hakkasid Jumalat kiitma ja ülistama. Mõned sammud veel vees ja paar sammu kalju häärt ja olid kõik haljal aasal täis rohelust, lilli, hallikat. Arvasin, et Jumal tahab sind selle unenäoga julgustada. Katsu ikka kõik vaimud läbi. Ja ta ütles seal veel seda, et see Jeesus hakkas kohe, kui kuub oli avalikustatud, et see oli plekine, hakkas sajatama, needma. Ja mind julgustab see, kuna ka minu asi ongi öelda, ärge minge. Ärge minge sinna allikale, see on sogane. Ärge minge sinna, kus kõik näib väga hea olevat, aga tegelikult on see hukatuse tee. Siin hiljuti saadeti ka üks YouTube'is üks pastor räägib, there is a virus in the church, et see on üks viirus on kirikus. Natukene ma sain nagu kuulda sellest, ei ole veel täitsa lõpuni padanud. See mees räägib, et hundid tulid karja ja ajasid ära üle 200 inimese, nad reetsid ja need hundid, kes reetsid, need, kes läksid nende huntidega 200 inimest kaasa, need kaotasid lõpuks usu ära, sest nad pillutati laiali, hund pillutas laiali. Neil ei olnud enam kohta, kuhu minna ja nad järgmises kohas enam vastu võtmisel pidid nad aru andma, miks nad ära tulid ja tekitas väga palju kaost. Need inimesed jäid ilma kodutuks. Ma vaatan selle pärast lõpuni, see algus juba oli sõnal hiljuti tulnud ja selline asi on lõpuaja koguduses väga levinud, kus kohas lahkmeeled, lõhed, lahknemised, igasugused asjad tulevad kogudustesse, et tekitada intriigi ja kuulutada seda teist Jeesust, seda tunnete Jeesust, mis tegelikult on vale Jeesus. Me ei ela tunnete järgi, vaid vaimu järgi. Et selline jutlus oli täna, et armastus, ühesõnaga kokku võttes, armastus on tegu, usk on tegu, lootus on tegu ja nüüd jäävad usk, lootus ja armastus, neist suurem on armastus. Ja Korintuse 13. peatüki võime kõik rahulikult lugeda ja taodelda edasi armastust. Isa, me palun, täida issand meid oma armastusega. Me oleme aru saanud, et meil on seda vähe issand
issand, anna meil innukust, issand, inimesi aidata, issand Jeesus, ja neid just, kes tõeliselt abi vajavad, mitte aidata neid, keda meie tahame siin väga meie aidata, vaid seda, keda sina tahad aidata. Lest, naist, vaest, kellel ei ole süüa, toita neid näljaseid, issand. Issand, me väga palume, issand, et me tahame täita sinu tahet. Me tahame sinu tahet täita ja lüüa ruusikaga vastu rindu ja öelda, et siin ma olen tühine, sulane, tegin seda, mis kästi. Issand, me täname, issand, et sinuga saab olla tegelikult rõõm. Kui meie oleme sinus, siis rõõm, issand, see on meie tugevus, et hoia meid igasuguse kurja eest ja issand, me palun, issand, et ka kes igal pool kuskil kirikutest on kadunud lambad ja on läinud eksama, issand, too koju tagasi, issand Jeesus, anna armu, issand Jeesus ja ilmuta neile rohkesti tõtt. Ma palun seda kõike meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.